Kalapuudust nii palju küla. Väike Pedejõe ahven. Vähe lillaka see tool näed. Ei kasva suuremaks. Mine metsa. Siin 3 korda ma küsida ei lase nii. Ei no mina ka, mul on ka kõht. Degusteerima proovi. Head teada, vaadake nüüd. Jälgime. Issanda jumala juurde. Soola kangeres. Täitsa okei. Oi kui hea. Raskel ajal käib küll. Hoolitsed oma alluvate eest, et nad nälga ei jää. Ja et ikka jõuaks ja jõuaks. Peas, et see ka nüüd teistpidi lähed, siis ma olen küll... Ei no mul on seal veel paar tükki. Mis siis? Ma ei saa aru, no kurat, ta võtab minu nina alt, võtab kala välja. No, jälle muru. Kuule jah, tead, täna polnud minu päev, teised said kala, aga mina jäin puhaste kätega. Okei, kuidas sulle see kohapüük üldse meelis? Ei, lahe oli selles mõttes, et sai jälle kogemuse võrra rikkamaks. Nüüd ma vähemalt tean, kuidas see välja näeb. Võib-olla järgmine kord saan kätte ka midagi. Martin lubas meile siin soolaga koha praadida, jälle sool. Väga hea. Vaatame, mis välja tuleb. Martin, kala on käes, et mis edasi? See ikka, võtame selle filee maha. Ega siin keelust ei ole. Kõige olulisem on head tööriistad ja õpid mehed. Nii, võtsime soomuse maha, on ju. Nüüd teeme siit ühe väikse lõike. No, siin on natuke jäänud soomust meil, aga sellest ei ole hullu. Mina tavaliselt teen siukse kõhu peal ka lõike väikse. Mul nagu nuga jookseb pärast seda paremini. Siis ma keeran noa vastu selgroogu ja siis ma tegelikult võtan selle filee nagu ühe lõikega ära siit niimoodi hops. Ja täpselt samamoodi käib see teise poolega. Nii, olemas 2 fileed. Nüüd edasi võtame siit ära ribid. Ribid võtame hästi lihtsalt, meil on siuke kahvel. Paneme selle kahvli siia peale, tõmbame siit ühe 45 kraadisel nurga all siukse lõike ja siis teise pikema lõikega lõikame need ribid ära siit kõik ja meil on võimaliselt puhas filee. Selle me saame juba lasta seivideks ja panni peale. Nii. Ja teise ribi samamoodi naks väike lõige ja pikk lõige siit niimoodi hops ja puhas filee ühtegi konti või luud või kuidas neid asju nimetatakse. Okei, teeme teise kala ka ära siis. Jah, mis on siuksed ilusad siuke ligi 2-kilosed kalad, need on söögi jaoks kõige maitsavad tegelikult. Suurem ei ole enam nii ja väiksem samamoodi kipub juba siuke
olema teistsugune. Ribid lähevad niimoodi ilusti nõks läbi, kui on nagu hea nuga. Mingit küsimust. Nuga peab vist muidugi väga terav. No võib olema okei. Siis midagi läheb rebastele ka. Ja võtame siin ribid ka ära veel siit. Nii, puhas filee. Ja siis viimased ribid ka veel. Ja muud ei jäägi üle, kui pann naerma panna. Ja millega see kala läheb seekord? Soola. Siin ikka. Ei hakka ju kala maitset rikkuma mingi jamaga. Nii, Joonatani koha soolaga hakkame pihta. Et asi nagu oleks õige, siis tegelikult soovitan kõigil alguses teha sellise lükke, et kui koha on fileeritud, siis paneme soola. Siukse kerge soola. Koha palju soola ei taha, sellepärast, et on hõrk kala. Väikse soola peale. Mõlemale poole, ühele poole fileed, teisel poole fileed, keerame ta ringi. Nii. Nii. Ja siia poole ka väike sool. Mõnus kerge. Ja nüüd, enne kui me edasi teeme, laseme tal üks 15 minti tõmmata, et siis on see kala nagu mõnusalt nagu läbi sooldunud, kui me hakkame teda päris toiduks tegema. Noh, mis sa askeldad siin? Ai, noh, panin soola ära ja nüüd teeme koha seibideks, teeme siuksed parajad, et on hea süüa, et ei pea kahvliga seda ühte kohatükki tadrikust üles otsima, et on siuksed mõnusad, et kui võtad, siis saad ikkagi maitse suhu ka. Ja siis, kui see on tehtud, läheme järgmisesse etappi praadima. Aga enne seda siis meil on vaja munajahu, natuke piima ja sellest meil piisab. Teeme siukse väikse karneeringu sellest sinna või siis katte, et siis ta jääb nagu natuke mahlasem kui praadides. Kui me ainult kala praeksime, siis ta ei ole nagu nii mahlane, et noh, selles osas nagu proovime teha selle siis maksimaalselt hea. Tänu õiga. Mis seal ikka? Meil on vaja vana head veskimati nisujahu. See teeb igast asjast saia põhimõtteliselt. Et teeme siis kalast ka saia. Aga suures plaanis on see, et jahu on nagu siuke mõnus komponent, mis tegelikult annab sellise toidule selle välimuse. Et me siia midagi muud ei panegi, jahu. Siis võtame siit paar muna. Lööme plaks. 1, 2. Ma nüüd 3 on küll. 3 muna. Siis on meil vaja kahvlit. Kahvli leia siit. Ja siis Joonatan, näed, võta see kahvel muna. Lase segi asi. Päris vahtu ei ole mõtet lüüa, et see nagu enam midagi. Vaikselt korda. Nii, ma panen törtsu piima juurde. Nii, piisab. Sellest meile jätkub asja jaoks. Nii, tundub okei. Järgmine etapp on siis kohe tulemas. Läheb kõigepealt kalajahusus ja siis muna sisse, siis pannile ja siis taldrikule. Ja ongi всё. Nagu asja vähe jumet on, siis kui jumet oleks rohkem, siis me teeme väikse kastmega selle kohale juurde. Et mulle meeldib seda nagu endale nagu võib-olla rohkem kui teistele teha. Aga noh, ma ütlen ausalt, et ta on hea. Lihtne. Põltsamas ärtsukurk. Kallam siit selle vedeliku ära, sest muidu jääb asi liiga vesine. Kurk läheb lihtsalt siia kaussi. Nii. No, viimane tükk tõstus reigi. Siis läheb hapukoor. Jõke paras ports. Ja vana hea provensaal majonees.
seda samamoodi nagu hapukoortki, siuke paras silma järgi, ma ei oska öelda. Kõhutunde järgi käib see asi kõik. Siis võtame lihtsalt lusika, segame ära. Ja üks oluline koostis on, nagu, mis minu jaoks on nagu alati juures on siin, mis ma panen siia, no, mis nagu annab selle viimase lihvi ja mis tegelikult nagu muudab selle kastme nagu super heaks. Kus ta on? Näe siin. Sool. Ja ongi valmis. Siin mingid viinapudelit ja õllet krõginaga, vaid see on tavaline ekstra light õli. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui praadida seda kala, siis oluline on panna võid ja õli, sest kui me paneme ainult võid, siis kipub see asi põlema minema. Aga õli on see, mis võtab selle protsessi nagu vähe teiseks. Nii, pann on tulel. Panni peal on õli või. Õli on sellepärast, et kui me paneme ainult võid, siis läheb või põlema. Ja kui paneme ainult õli, siis tegelikult see kala maitse ei ole nii hea, et või toob selle maitse välja, et keel tunnetab seda maitset paremini. Nii et teeme asju nagu kokanduskunsti asetuses ka õieti. Aga vaatame, mis välja tuleb. Kui me kohe panni peale. Mis seal ikka? Läheb jahu sisse. Üks kerge. Ja muna sisse. Ja pannile. Ja järjest kõik need tükid samamoodi, sama loogika. No me soola juba panime, siis meil ei ole siin muud midagi kui. Ja noh, mis üks nüanss on veel see, et ma panen alati selle naha panen üles poole, siis kui ala hakkab praadima, siis ta alguses nagu tahab seda mahla välja lasta, aga teeme niimoodi, et see nagu nahk hoiab seda nii-öelda mahlasust. Ja nii ta lähebki nüüd käima. Me tahame tõesti nagu mahlast ja head kala saada, siis on üks väike nõuanne kõikidele kalapraadijatele, kes armastavad kalat tallaks lasta. Et tegelikult on koha puhul see, et kui me kahvliga katsume ja kahvel läheb kergelt läbi, siis on kala valmis kohe ära. Rohkem pole mõtet lasta. Et see, et hirm on, et ta tooreks jääb, see on nagu alusetu. Et pigem on see, et kui see üle laseks, et see tallanaha närimine nagu umbes veiselihat, et veel tanni. No nii, Joonatan, vola, aeg on tibusid lugema hakata. Kuule, see on tõesti parem kui see soolahauk seal kuiel. No nii, kui ta on? Kuule, super. Kannatab kriitikat, jah? Jaa. No nii, aga mis see ikka? Ma pole vist nii head koha varem söönud. No, selles osas ma olen sinuga nõus.